Lordoos, küfoos, skolioos, sirgestumine. Selles videos näitan sulle, kuidas parandada oma rühti minutitega. Õpetan sulle spetsiaalseid harjutusi, mis aitavad parandada peamisi pingekohti, mis viivad meie lülisamba joondumise paigast ja halvendavad rühti. Sa võid valida, kas teed kõik harjutused ja parandad kõiki oma lülisamba aspekte või valida ainult need harjutused, mis sobivad sinu rühile. Kui sul on hüperküfoos, hüperlordoos, skolioos, lülisamba sirgenemine, üks õlg madalam kui teine, viltune pea. Ja mis kõige parem, sa näed, et sa ei pea olema sale, noor ega väga painduv, et omada hästi liikuvat lülisammast. Ja alustame pingest, mis tänapäeval meie lülisammast kõige rohkem vaevab, see on pinge lülisamba eesosas. Kui me kogume seda pinget lülisamba ette, olgu selleks siis pikk istumine, vähene füüsiline aktiivsus või mõne organi, näiteks maksa või mao probleemid, siis see ette kogunenud pinge võib põhjustada nimmeosa sirgenemist, liigset küürusust, nagu hakkaks küürakaks muutuma, või pea ettekaldumist, mille puhul kaelalülid kipuvad sirgemaks muutuma. Et kõiki neid probleeme korraga parandada ja selle pingega tegeleda, ühendame me 2 harjutust. Alusta kõhulilamades, toeta end küünarnukkidele ja ole võimalikult lõdvestunud. Selle venituse suurendamiseks palun ma sul pöörata tähelepanu 2 punktile. Esimene neist on hingamine. Me teeme teistsugust hingamist, sest diafragma on selle pinge keskel. See on peamine osa võtmetähtsusega, kuna see on seotud maksa ja maoga. Ja siseelundid soolestik, nii et see parandab nii lihasosa kui ka siseelundite pingeid, eks. Nii et selles lõdvestunud asendis teed sa venitavat hingamist. Hinga aeglasemalt välja, lase õhk välja, loe 3 ja tõmba õhk sisse 4 peal. Teeme korra läbi. Teine punkt, millele tähelepanu pöörata, on kael. Ära vaata otse ette. Lõug lahti, lõug ettepoole suunatud, lase pea alla, kuni see on selgrooga ühel joonel, vii lõug sissepoole. Kui suudad hoida lõuga sees, siis on õige. Ava rind, suuna rind ettepoole. Ja siin saad venitada kogu selle selgroo esiosa õrnalt ja ilma kaela üle koormamata, tehes seda kogu selgrooga. Samal ajal jääd siia 1–3 minutiks ja siin peitub selle pinge saladus, sest mõnikord on seda nii raske parandada. Enamasti tuleb see pinge selgroo eesosas ülevalt alla, nii et see algab siin selgroo alguses pealiigestes koos kaelaga. Nii et teine harjutus ongi täpselt selleks, eks. Pane selg vastu seina, proovi kogu selgroogu vastu seina panna, sa ütled jah, vaata, tõmba lõug sisse ja lükka välja. Vaata alla ja üles, ilma et pea seinast eemalduks. Sa kuuled, kuidas juuksed krõbisevad ja pea hõõrub vastu seina. Tee seda aeglaselt, ilma kiirustamata, nii kaugele, kui sulle mugav on. 30 sekundist kuni 1 minutini ja kui krõbiseb, on see normaalne. See krõbin tähendab, et me hakkame neid liigeseid liigutama, mis mõnikord olid kinni, sarnaselt sellele, kui sa tõmbad sõrme ja vahel teeb see krõpsu. Järgmine pinge, millega me tegeleme, on pinge selgroo taga, lisaks sellele laiali valguvale valule seljas. See pinge võib põhjustada nimmepiirkonna hüperlordoosi, kui inimese selg on nõgus, võib põhjustada rindkere lülisamba sirgenemist ja kaelalülis suurendab see kõverust, tekib hüperlordoos. Ja see lühike kael, see inimene, kes kogub palju pinget ja kellel on tavaliselt pingetüüpi peavalu. Nipp on siin selles, et me mõistaksime, et see pinge tuleb tavaliselt jalgadest. See on seotud ka nende inimestega, kelle lihased on lühenenud, kellel on raske käega põrandani ulatuda. Kas sina oled ka selline? Sa heidad pikali seina lähedale, see võib olla diivanil, madratsil või isegi põrandal.
paned kõrge padja, võib-olla isegi 2 patja. Pane tähele, et me juba hakkame venitama, sirutama selgroo tagaosa. Sa sirutad ühe jala, toetades kanna vastu seina. Ma tahan, et kui sa tõmbad jalalaba enda poole, tõmbad varbad enda poole, siis sa tunned venitust jala tagaosas, aga see ei tohiks haiget teha, eks. Kui see teeb haiget, siis sa surud liiga palju, sel juhul mine kaugemale. Vaata, las ma näitan sulle siin, vaata. Ma tegin selle liigutuse seal siis doktor Aleksandre Mota. See tegi haiget, siis mine seinast kaugemale, sest jalg jääb automaatselt madalamale. See on nagu sa venitaksid vähemaks. Minu jaoks on parem, kui see on lähemal. Suurepärane. Selles asendis Siim lõõgastu ja tee seda liigutust jalaga. Vaata, tõmba varbad enda poole, puuduta varvastega seina. Sa teed seda 60 korda kummagi jalaga. Ei pea tegema kõiki 60 järjest. Võid teha näiteks 3 seeriat 20 kaupa, eks. Ilma kiirustamata, ilma sundimata, kasuta seda lõõvastust, näed, et kui sa jalga tõmbad, tunned venitust mõnikord isegi sügaval sees, selgroos seal nimme piirkonnas. Aga mida rohkem sa lõõgastud, seda rohkem levib lõõgastus kogu selgroole. Et nende lihaste lõõgastust täiendada ja isegi natuke liigeseid parandada, mis on üks ärrituse põhjusi, teed sa nüüd nii, vaata. Seisa püsti, pane käed alaselja kõrgusele, vöökoha juurde, kui sa ei tea, kus on alaselg, siis soovitatavalt puudutavad sõrmed 11 siin taga. Nüüd, ilma põlvi kõverdamata, kalluta end tahapoole, kuni tunned seda mõnusat sirutustunnet, nagu sirutaksid end siin eespool, vaata. Mine nii kaugele, kuni tunned sirutust ja jää siia 10 sekundiks, püüdes keha lõdvestada ja hingates väga aeglaselt, väga rahulikult. Ja pärast 10 sekundit tule lihtsalt tagasi. Arvad, et harjutus on mõttetu, siis tee see ära ja proovi uuesti põrandat puudutada. Anna mulle siis kommentaarides teada. Mulle väga meeldis, nüüd on aeg edasi areneda. Meil on pinge, mis läbib selgroogu ühelt poolt teisele. See on peamine pinge, mis paneb meid pead viltu hoidma, mida märkame tihti alles siis, kui pilti teeme. Sa arvad, et oled sirge ja kõik teised on sirged, aga tegelikult oled sina viltu. See paneb ühe õla madalamale kui teise ja põhjustab skolioosi kaelalülides, rindkere osas ja nimme piirkonnas. Siin on saladus teha õrna venitust, et mitte sundida ja lasta igal kehalõigul omas tempos lõdvestuda. Heida külili ja too jalad koos nii palju kõveraks, kui saad, just kui tahaksid põlve rinna poole tuua, eks. Tee seda nii palju, kui saad, aga nii, et see valu ei tekitaks. See on loomulikult oluline. Me peame seda alati ütlema. Selles asendis, kui sa enam ei suuda rohkem tuua või enne kui valu algab, põimi sõrmed, toeta rinnale ja lase käe raskusel oma keha pöörata. Just käe raskus teeb venituse, eks. Sa juba tunned venitust puusast kuni õlani läbi selja keskosa. Iga inimene siin tunneb, et on pinges või kange erinevas kohas. Mõned inimesed tunnevad pinget siin puusa juures, teised tunnevad, et selg on kinni ja veel teised tunnevad seda pinget õla lähedal. See ongi see mõte. Sa teed õrna venitust, hingad sügavalt ja püüad iga kehaosa lõdvestada ning tunned, kuidas see pinge vähehaaval kaob. Lihtsalt hinga rahulikult ja lase käe raskusel venitust teha. See on väga mõnus. Sa teed seda 3 minutit kummalgi poolel. Kui 3 minutit on täis või kui oled rahul, tuled lihtsalt tagasi, paned jalad välja ja teed täpselt sama asja, ainult et nüüd teisel pool. See tundub nagu maagia, aga kohe tunned, et selg on kergem ja saad olla sirgem ilma suure pingutuseta. Aga et veelgi parem oleks, lisaks nende harjutuste igapäevasele tegemisele, saad vältida selle pinge uuesti kogunemist. Selles videos näitan ma sulle seda 2-minutilist järjestust, mida teha enne magama minekut. See aitab päeva pinged maha võtta, annab parema ööune ja võib isegi aidata sul ärgata ilma valuta. Kui ma saan sind täna aidata, siis jaga seda videot kellegagi, kes seda vajab, kellegagi, kellel on valu või kes peab parandama oma rühti. See on ainus asi, mida ma sinult palun. Aita sellel videol jõuda nendeni, kes seda vajavad. Mina lõpetan praegu. Suur kallistus ja kohtumiseni järgmisel korral.